Tere hommikust kõigile, tere tulemast LHV Grupi 2025 aasta 4. kvartali ja aasta kokkuvõtte tutvustamisele. Mina olen Mihkel Torim, grupi juht ja minuga täna on Meelis Paakspuu, grupi finantsjuht, Kadri Kiisel, LHV pangajuht ja ka Erki Kilu, LHV bankijuht. Ja täna räägime nii grupi tulemustest kui ka tutvustame tütarettevõtete tulemusi ja siis Kadri ja Erki saavadki rääkida nii Eesti Panga kui ka meie Ühendkuningriikide panga tulemustest ja siis lõpuks ise tutvustan ka veel kindlustuse ja varahalduse numbreid ja vahepeal Meelis räägib meie finantsnumbritest lähemalt. Nii, 2025 aasta on läbi, tulemused on avalikud, kindlasti oli meil tugev aasta, samas ka väljakutsete rohke aasta, netotulu aastas grupi peale kokku tervelt 305 miljonit ja puhaskasum 117 miljonit. Hea on see, et meie laenuportfell kasvas tervelt 20% ja samal ajal seda toetas ka väga tugevalt meie hoiuste kasv 18% üle aasta. Kokkuvõttes grupi omakapitali tootlus oli 16% ja kui minna nüüd täpsemalt rääkima pangast, siis ilmselt kõige suurem edasiminek ongi olnud nii laenuportfelli kui ka hoiuste poole peal ja UK pangas väga oluline verstapost saavutati aasta lõpus, kus tervelt 5000 jaeklienti oli leidnud tee meie panka ja mitte vähem oluline laenuportfelli kahekordistumine, kus me jõudsime tegelikult 780 miljoni eurini, mis on jällegi väga-väga tugev saavutus. Grupi vaates veel varahaldus, väga tugev tulemus, väga tugev panus ka kasumisse sel aastal ja selle taga on ka olnud teise ja kolmanda samba pensionifondide väga hea tootlus, turu parim tootlus, nii et selle üle kindlasti tunnevad rõõmu nii meie pensionifondide investorid kui ka LHV tervikuna ja kogu tiim. Kindlustuse tulemus oli samuti väga tugev, preemiate mahud kasvasid üle 13% ja tegelikult turg ise aasta lõikes oli suhteliselt keeruline, kui meil turumaht langes 2%. Ja samuti aasta lõikes oleme väga tänulikud selle üle, et me oleme jätkuvalt Baltikumi parimate investorsuhetega ettevõte ja lisaks veel mitu olulist tunnustust, muuhulgas Euromoney ja Bankeri poolt nimetatud meid Eesti parimaks pangaks. Nii et oleme tänulikud meie klientidele, investoritele ja kogu tiimile tehtud töö eest. Nii, vaadates lähemalt 4. kvartalit, siis jällegi, et oluline trend üle kvartali netointressitulude tõus ja samuti ka teenustasutulude tõus, mis tõusis tervelt 3 miljonit. Ja kokkuvõttes, kui me vaatame, siis kuludjärgset puhaskasumit üle kvartali 4,5 milli tõusis, jõudis ligi 31 miljonini ja seal on ka veel tegelikult sisse arvestatud väike firma väärtus allahindlus 1,6 miljonit, nii et kui seda mitte arvestada, siis oli kasum tegelikult veelgi suurem. Ja kui me vaatame mahtusid, siis jällegi, et nii laenud klientidele, hoiused, fondimahud, klientide arv ja ka lõpuks finantsvahendajate maksete arv, et sisuliselt oleme teinud uued rekordid. Ja kokkuvõttes et omakapitali tootlus grupi vaates 16%, natukene alla meie finantsplaani, aga et netointressimarginaal kvartali lõikes, ütleme just, vaatame nagu kuu lõikes tegelikult tõusis, et positiivne dünaamika. Ja annan siit edasi Meelisele, kes siis natukene
räägib lahti. Tere minu poolt, et kui vaadata LHV grupi bilansistruktuuri, siis me teadlikult hoiame hästi lihtsat bilanssi, et nii-öelda meie aktiiva pool koosneb suuresti ainult 2 osast, et on laenuportfell ja teiselt poolt on likviidsus. Et selliseid suuri kauplemisportfelli või volatiilseid kasumi mõttes instrumente meil bilansis sees ei ole. Ja teiselt poolt passiivu poole pealt vaadates meie finantseering on ka ülimalt lihtne ja teadlikult valitud. Me Eesti poole pealt finantseerime ennast kas kohalikust hoiusest või pandivõlakirjadest ja natukene ka on meil viimastel aastatel olnud sees platvormi hoiuseid. Kui me vaatame Inglise panga poolt, siis seal on täna finantseerimisallikaks platvormi hoiused ja siis ka juba 5000 klienti, kes on toonud enda hoiused meie panka. Et aga mingisugust nii-öelda risti finantseerimist grupi sees ei toimu. Et teine oluline komponent pangas on kapitali pool, et grupp on täitnud kõik kapitali eesmärgid nii palju kui mina LHV ajalugu tean, et mitte kunagi peab olema ühegi eesmärgi vastu rikkunud. Aga kui me neid numbreid vaatame, et 20% kapitali adekvaatsuse tase on päris kõrge, aga see on meil sisemiseks eesmärgiks. Tegelik tase on 22,85 eelmise aasta lõpuga ja siia veel ei ole lisandunud 4. kvartali kasum, mis lisandub alles märtsikuus siis, kui koos aktsiaäride üldkoosolekuga. Iga periood me arvutame neid tagasiulatuvalt ümber siis, kui kasum lisandub või siis nii-öelda leiame mingisuguseid erisusi. Ja siin toon välja eraldi, et meil 24. aastal või 25. aastal tegi Euroopa Keskpank esimese auditi LHV-le, kohapealse auditi ja mis ka vaatas kapitali adekvaatsuse arvutust 24. aasta lõpust ja leidsid seal ka erisuse, mille tulemusena seal 24. aasta lõpu pidime ümber arvutama ja sealt tulemus vähenes 150 baaspunkti võrra, kuigi teiselt poolt kõik kapitalinõuded olid ka siis täidetud. Alati loogika on see, et kapitali mõttest aktsiakapital peab piirama, teised allutatud kihid võivad olla natukene vähem optimeeritud, aga aktsiakapital on see, mis kokkuvõttes on ROE arvutuse ja kasumlikkuse arvutuse kõige alus ja seega alati me üritame nii teha, et seda puhvrit on kõige vähem. Likviidsuse osas juttu natuke vähem. Likviidsusriski oleme alati juhtinud konservatiivselt, meil ei ole kunagi tahtmist likviidsusega piiri peale minna, et meie 2 kõige olulisemat näitajat on LCR, mis näitab, kui palju meil hoiuste vastu likviidsus peaks olema ja regulatiivne piirmäär on 100, meil on see siin 185 juures, et nii-öelda väga palju hoiame teadlikult likviidsust sees, et mitte mingil juhul kuskilt ei tekiks probleeme ühegi hoiuse väljamaksega, kui mõni hoius tahab liikuda. Ja NSFR, teine pool asjast, ehk siis nii-öelda, et kui palju meil peab olema stabiilseid varasid sellise ressursi vastu, mis meil siis kaasatud on ja ka siin regulatiivne suhtarv on 100, meie numbrid on 157 aasta lõpu seisuga, jälle väga tugev ots. Laenude hoiuste suhe püsinud päris stabiilne, et 65-66%, aasta lõpuga 67%, et hea tase, kust likviidsus on hästi, kapitaliseeritus on hästi ja seal ei ole pinget bilansi struktuuris sees. Ja kolmas plokk on laenuportfell, see on sisuliselt kõige suurem risk, mida me ise juhtida saame ja siin kõige olulisem punkt on see, et kui palju on meil faas 3 olevaid laene, mida kokku on meil 50 miljonit ja kui palju nendest on siis selliseid laene, millel tagatist ei ole piisavalt, et kui on
tagatisega kaetud, siis nii-öelda seda riski väga ei ole, et nii-öelda ja sellest 50 miljonist 42,8% on ilusti tagatud ja siis nii-öelda need ainult 7 miljonit on sellised, millel on tagatist vähem, aga need on kõik on nii-öelda siis ka provisioneeritud. Ja kui vaatame laenuportfelli sektorite lõikes, siis tänaseks LHV laenuportfell on täiesti tavapärane universaalpanga laenuportfell, meil on ka suurimad tükid on eraisikute pool ja siis teiselt poolt kinnisvara ja siis nii-öelda kõik teised tööstused, energiat, hulgi- ja jaekaubandused, midagi erilist siin ei ole. Ja tänaseks riskikulumäär ka täiesti tavapärane, et ei ole mingit erisust. Kasumlikkus 4. kvartal oli positiivne, et netointressimarginaal vähehaaval hakkab kasvama ja intressitulud seega ka nii-öelda näitavad sammhaaval paremaks minekut. Seda näitab ka netointressimarginaal, eks see madal punkt oli 3. kvartalis, 4. kvartalis oli natukene parem. Ja siit tõdeks veel ka, et nii-öelda, et kui vaatame numbrid tervikuna kokku, siis ka finantsplaani mõttes jäime maha, et jäime maha peamiselt intressituludest, et sellist seekord ei olnud kohta, kus nii-öelda, et oleks võinud nii-öelda lisa teenida, et me kõik, mis intressituludest tuli, oli suuresti meie enda ootus, et intressid tulevad hästi kiiresti alla ja hakkavad tõusma, aga tegelikkuses nad nii madalale ei tulnud, et seega ka klientide käitumine erines sellest, mis me ootasime. Aga tulemus siiski piisavalt tubli, et nii-öelda, et 8 miljonit küll oleme finantsplaanist jäime maha, aga nii-öelda 117 miljonit kasumit on päris hea. Nii, ja nüüd annaks üle Kadrile, kes räägib pangast. Tere hommikust! Panga jaoks oli ka piisavalt tõesti väljakutsete rohke aasta, peamised tegevused, mis meid siis juhtisid, oli väga tugev tehnoloogilise baasi uuendamine, et eelmisel aastal finantsplaani tutvustamisel me sellega välja ütlesime, et me soovime kolida pilvetaristule. Samas me suutsime klientidele ikkagi ka pakkuda uuendusi, nii et nendest ka väikese ülevaate ma teen. Aga mis on hästi oluline, et siis meid ikkagi ju Eestis väga peamiselt meie kasvu toetab just ärimahtude kasv ja siin me tegime korraliku tulemuse. Turg ei olnud lihtne, konkurents oli tugev, nägime survet nii eraisikute portfellile kodulaenude vaatest kui ka ettevõtete projektide finantseerimisel, et ilmselgelt sellises keerulises keskkonnas kõik konkurendid soovivad häid projekte ise finantseerida ja sellega oli üksjagu tööd. Aga võib-olla kui välja tuua, siis jah, tõepoolest läbi käinud, et 11% nii laenude kui ka hoiuste mahu kasv. Laenude vaatest see jaotus jaguneb selliselt, et kodulaenud kasvasid 14%, suurusjärguna ettevõtete portfell 8%, nii et võib öelda, et kui meil varasemalt on päris palju ikkagi sükest kasvu vedanud just ettevõtete finantseerimine, siis sel aastal selle veduri rolli võttis kodulaen. Oleme saavutanud seal hea positsiooni ja sellele on hea meel. Lisaks võime öelda, peaaegu saab ümardada, et meil on ligikaudu 500 000 klienti. Me ei saa küll seda veel välja öelda, et see on just kui ühe piiri ületamine, väga olulise verstaposti ületamine, aga me saame seda teha nüüd esimese kvartali jooksul. Nii et 492 000 klienti pangas, kasv 36 000 klienti eelmisel aastal, nii et endiselt väga hea tempo, millega liikuda. Mis on muidugi hästi oluline on välja tuua, et üks asi on, kui palju meie laenuportfell kasv, aga palju see väärtust loob, nii et enam kui 1 miljardi euro väärtuses me siis erinevaid ettevõtete projekte finantseerisime, iga 4. kodulaen anti LHV poolt, nii et oleme siin tugevas konkurentsis. Ja mis ka veel meil äritulemisi mõjutasid, mis oli teadlik otsus, oli ikkagi investeerimisteenuste kättesaadavuse parandamine.
ja olla tugevas konkurentsis, nii et me langetasime esimesel poolaastal investeerimisteenuste hindasid klientidele ligi poole võrra, et see kindlasti mõnevõrra ka sellist trendi just teenustasutulude poole peal mõjutas, aga see oli tehtud ikkagi teadlikult selle eesmärgiga, et see tehingute ja klientide aktiivsust kasvatab, nii et saame vaadata seda kohe lähemalt ka eraldi slaidi peal. Ja kokkuvõttes 107 miljonit eurot kasumit, eelmise aastaga võrreldes on langus, kuid arvestades siis seda väga suhteliselt keerulist ja pingelist olukorda, siis ma arvan, et see on endiselt päris korralik tulemus. Laenuportfell on meil siis aasta lõpu seisuga 4,7 miljardit, hoiuseportfell ligi 7 miljardit, ja mille üle muidugi on kõige rohkem kahju on, et me ikkagi tootlust ei saavutanud siis investorile lubatud tootlust 20%, aga sellises pingelises keskkonnas 19%, tänases Euroopa panganduse maailmas ilmselgelt ikkagi tippliigas ja siit saab ainult paremaks minna. Kui me vaatame peamisi tegevusi, siis et rõhuasetus oli sellele, et me peame tegema sellised suuremad tehnoloogilised muudatused, mis võttis fookuse, aga sellegipoolest õnnestus klientidele ka üht-teist ikkagi uuendustena välja pakkuda, nii et juba siin ajalises järjestuses küsi raha, lihtne lahendus, lihtsalt uuendusena varasemalt oli võimalik sellist lihtsalt makseküsimuse lahendust kasutada nagu pangasiseselt, laiendasime seda siis selliselt, et on võimalik siis ka teistest pankadest väga lihtsalt seda raha küsida ja me näeme, et seda võimalust on võimalik integreerida erinevatesse protsessidesse, et mis siis lihtsustavad taaskord igapäeva pangandusteenuste pakkumist. Mastercardi Click to Pay, see on alternatiiv Apple Pay'le, kindlasti mitte nii mugav, aga jällegi makselahenduste maailmas siis väike uuendus, mida siis kliendid saavad kasutada. Aasta teises pooles LHV Premiumi lansseerimine, mis on siis väärtuspakkumine meie jaoks olulisele segmendile. Ta asendas aukliendi pakkumist, kui mäletate veel, millega me tulime välja päris panga algusaastatel, ja täiustasime seda siis erinevate lisandväärtuste ja teenustega ja tood on päris hästi vastu võetud, et meil ei olnud küll ju isegi poolt aastat sellist head perioodi, kui seda müüa, aga me suutsime aasta lõpuks ligi 6000 klienti sellesse paketti saada, nii et ja tagasiside klientidelt on ka väga positiivne, nii et tundub, et oli oluline väärtuspakkumine, millega me välja tulime. Ja muidugi aasta algusesse küll saan veel lugeda seda eelmise aasta saavutuseks, sest ikkagi kogu eeltöö ja selline pikem testimisperiood jäi eelmisse aastasse, on siis uus mobiilirakenduse disain, et uuendused, millega tulime siin värskelt välja. Mul on väga hea meel, et kliendid üliaktiivselt meile tagasisidet annavad, me oleme kogunud ligi 2000 kliendi tagasiside, võib öelda laias laastus, et selline 60% annavad meile konstruktiivset tagasisidet, 40% ikkagi on positiivselt meelestatud, aga mis on hästi hea, et me saame sealt väga hästi või kujunevad välja need lahendused, mille osas siis kliendid ootavad parendusi ja meil on siit need lihtne kaasa võtta ja need asjad ära muuta, nii et saame siin paremaks ja mis on hästi oluline muidugi, et me plaanimegi siin jooksva aasta jooksul siis neid uuendusi järjepidevalt siin välja tuua. Et kui eelmine aasta oli selline tehnoloogia fookusega aasta, siis sel aastal keerame selle laeva uuesti nagu kliendi poole näoga, et täiendavaid uuendusi teha. Aga pilvetaristule üleminek, ma arvan, me saame selle nüüd kokku võtta. Me oleme sellest ikkagi päris pikalt rääkinud, 24. aastal me seda teekonda alustasime eeltööna, 25 aasta suuresti läks selle teostuse peale ja selle aasta siis esimese kvartali lõpuga saame öelda, et me oleme enda süsteemid ära kolinud. Kindlasti meil on väga modernne ja kaasaegne lahendus, mis siis peamiselt võimaldab meil siis edaspidi asju teha oluliselt kiiremini ja lihtsamini, et LHV on oma väljaütlemistes päris tugevalt ka AI
meelt ja kaldu siis erinevate tööriistade kasutamiseks. Et ma arvan, me saame öelda, et me testisime väga palju erinevaid tööriistu, meil on ka töötajatele kättesaadavad erinevad lahendused ja ma arvan, et fookus nüüd 2026. aastal läheb selleks, et rohkem siis automatiseerida erinevaid AI lahendusi. Nii et aga oleme enda jaoks siin välja valinud peamised, mis siis tunduvad, et viivad meid edasi ja paneme need paremini tööle. Ja sellisest pärandsüsteemide moderniseerimisest oleme ka rääkinud, et 15 aastat panka, juba natukene rohkem, ehk siis mis tähendab, et süsteemid on ka juba vananenud, nii et me oleme sinna ka päris palju fookust pannud just selleks, et me suudaksime siit oluliselt kiiremini paremini edasi minna. Tunnustustest, auhindadest põgusalt juba Mihkel ka sissejuhatuses rääkis, et ta ka endiselt siis parim tööandja, parima teenindusega pank, lisaks siis Nasdaqi auhinnale ka aasta börsimaakler ja nendega üldiselt on väga tore, kui väljastpoolt tunnustatakse ka, aga kuigi see ei ole meil eesmärk eraldi, et me siis seda just väljast tunnustust saaksime, nii et tegeleme ikkagi sisulise tööga. Ja kui vaadata nüüd sisulisemalt, et kuidas meil äriga on läinud, et siis ma arvan jah, et ärimahtude kasvus, mis peamiselt meie jaoks on siis hoiuste kaasamine ja laenude väljastamine, et me oleme siin olnud turust ees. Kui me vaatame hoiuste dünaamikat, siis turul tervikuna hoiused kasvasid 5%, et meie kasv oli seal 11% ja mille üle on hea meel on siis see, et hoiuste struktuur on ikkagi päris tempokalt liikunud selles suunas, nagu me tahame, et kui me jõuame intressitulude vaatesse, siis ma arvan jah, et meie sellist finantsplaani mahajäämust ikkagi kõige rohkem mõjutas intressikulude pool, mis on väga lihtne põhjus, et laenude vaatest konkurentsitingimustes marginaalid tulid kiiremini alla ja tegelikult hoiuste vaatest siis püsisid intressimäärad oluliselt kauem üleval ja eks konkurents seda lihtsamaks ei teinud. Et laenude vaatest ka, et taaskord, et me olime turust, kasvasime veidi kiiremini, et meie kasvis 11%, turul oli ta 8%, mainisin juba ka, et vedas peamiselt siis eluaseme laenude portfell sel korral, et mis eluaseme laenude puhul on võib-olla oluline välja tuua, et kui 2024. aastal peamiselt ikkagi seda kasvu vedas refinantseerimine, et olime seal väga tugevalt pildis, siis hea meel on selle üle, et 2025. aastal just kasvas pigem 20% just uute kodude finantseerimine, nii et see näitab ka turu kohta üht-teist, ehk siis aktiivsus on tagasi tulnud ja kasvanud turul tervikuna. Ja võib-olla nüüd ongi kõige huvitavamad, et kuidas need trendid meid toetasid ja kuidas need meid ei toetanud, et netointressitulu langus 18%, kui siin väga nüüd proovida leida positiivset nooti, siis me nägime madal seisu septembri lõpp, oktoobri algus, nii et 4. kvartal juba on natukene nokk üles, nii et mis loob soodsama pinnase selleks aastaks, et oleme selle madalpunkti läbi teinud ja teenustasutulude vaatest ka, et siin on ka minust päris hästi see trendijoont näha, et üldiselt võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on küll väike langus, kuid väga hästi tuleb välja just see nagu kvartaalne kasvutrend, ehk siis, et investeerimisteenuste hinnastamise me toime alla 2. kvartalil, nii et sealt ikkagi väga selgelt ikkagi see aktiivsus on kasvanud, nii nagu me planeerisime, nii et me suudame siit ikkagi teenustasutulusid veel kasvatada küll ja näeme pigem siin positiivset trendi. Ja kulude vaates plaan oli see, et meie kulud ei kasva, kokkuvõttes finantsplaanist hälve oli siis 2%, et meie kulubaasi juures on see üpris väike muutus, aga väljakutse oli suur lihtsalt, et seda dünaamikat ka murda, et me saaksime sellest kulukasvutsüklist välja. Et tegime mitmeid muudatusi organisatsioonis ja tundub, et täna me oleme oluliselt paremas kohas. Endiselt meie kuludest siis kõige suurem komponent on personalikulu. Peamiselt tuleb ka see sellest, et meil on kogu IT-arendus endal majas sees. See on kindlasti positiivne, me jätkame sellega, sest me juhime siis kõige olulisemat komponenti, mis meil üleüldse digitaalse teenuse pakkumises on, ja see on toode. Aga me peame olema nutikad sellega. Ja teine komponent on IT-kulude kasv, mis on peamiselt selle pilvetaristule ülekolimise
taustal pilvetaristu toimetamine on kallim, aga me näeme, et sealt on võimalik ikkagi see väärtus välja võtta just sellest kiiremast arendustsüklist. Ja kindlasti on ta turvalisem, paindlikum, agiilsem, me suudame oluliselt kiiremini reageerida, kui mingil põhjusel on seda vaja teha. Ja kui vaadata nüüd seda natuke kirjumat pilti, et siit on väga selgelt näha siis see, et intressituludes ikkagi on kõige suurem mahajäämus, võiks siis öelda, niipidi netotulud on seal kui kokku toodud, aga suurim komponent on seal just see intressitulude mahajäämusplaanist. Kulude vaates ma juba mainisin, et me liigume peaaegu sellises trendis, nagu soovisime, et peamised kõrvalekalded olidki nüüd mõnevõrra seal personalikuludes, kus me siis tegime päris mitmeid vahetusi, tõime uut kompetentsi majja, kes on natukene turul kõrgemalt hinnatud ja tervikuna siis mahajäämus 7 miljonit finantsplaanist kasumi mõistes. Aga ma arvan, et see on väga hea nagu pinnast, kust edasi minna oluliselt tugevamalt ja paremini ja näeme, et keskkond ka on soosivam, küll on aga seda näha, et ega konkurendid ei maga, nii et me peame siin ikkagi keerama oluliselt ikkagi gaasi peale just selles vaates, et mida me siis suudame klientidele pakkuda, kuidas suudame eristada ja meeskond on, ma arvan, selleks kõigeks valmis, et teha tugev aasta siia otsa. Ja 19% siis lõpuks tootluse protsent, nii et saame siit edasi paremini minna. Ma annan siit edasi Erkile, ta saab rääkida siis juba Ühendkuningriigi tegemistest. Aitäh! Nii, tere hommikust! Alustan kohe suurematest asjadest, mis bankis tehtud see eelmisel aastal. LHV Banki jaoks oli tegemist teise täisaastaga, kui me pangana tegutsesime ja võib öelda, et see oli päris korraliku kasvuga aasta. Hoiused kasvasid 2 korda, laenud isegi rohkem kui 2 korda ja hea meel, et seda suutsime teha ka niimoodi, et me säilitasime oma kasumlikkuse, puhas kasumiks kujunes 5 miljonit naela ja kapitali tootluseks andis see siis 5,3%. Kõige suurem asi, mis klientidele sai tehtud, oli kindlasti jaepanganduse käivitamine. Me tõime siis turule oma äppi, kus kliendil on võimalik avada kontosid, teha makseid, saada pangakaarte, teha erinevat tüüpi hoiuseid ja see kõik tuli turule juba maikuus. Maikuus tegime ka esimese suurema kampaania. Kampaania ei olnud nii edukas, kui me oleksime arvanud. Õppisime vigadest, täiendasime toodet, täiendasime oma äppi ja tegelikult tegime ümber ka turunduskampaania sõnumi. Nii et kui me teise kampaania tegime novembris, detsembris, siis see õnnestus juba päris hästi. Saime iga päev 100 uut klienti või isegi rohkem parematel päevadel. Nii et see oli selline esimene test, millega me just tõestasime, et me tegelikult suudame ka jaekliendi käest hoiuseid saada. Kui intress on turu tasemel, kui me sinna paneme turunduskampaania juurde, siis tegelikult on võimalik otse ka kliente saada, et me ei pea sõltuma ainult hoiuse platvormidest. Ja see on riskide maanduse jaoks väga-väga oluline. Üks suurem arendus, mis ei tehtud, me liitusime LHV Bankiga euromaksete skeemiga, et meil on tegelikult võimekus täna teha siis ka euromakseid otse, seda ei pea tegema enam läbi Eesti Panga. Seal on esimesed finantsvahendajad juba olemas, kes seda teenust kasutavad. Me ei ole seda teenust avanud veel ühelegi jaekliendile. Kõik tänased jaepanga teenused on ainult naelades ja selle aasta ülesanne ongi siis avada kõik teenused ka muudes valuutades, esiteks eurodes, aga siis ka muud valuutad, nii et meil on sõlmitud ka esimesed lepingud korrespondentpankadega
ja teeme siis oma arendusi, et saaks klientidele paremaid erinevates valuutades hoidmise teenuseid ja konverteerimisteenuseid pakkuda ja maksete teenust samamoodi. Tunnustusi liiga palju pole veel saanud, aga siiski Sunday Times tunnustas meid Best Places to Work, üks ettevõtte 250-st Inglismaa suuruselt keskmise suurusega ettevõtete kategoorias. No saavutus seegi. Kui nüüd numbreid vaadata lähemalt, siis laenude puhul meil on 2 aastat olnud korralik müügitöö, me oleme suurendanud oma maaklerite võrgustikku, enamus laenusid tuleb läbi maaklerite, meil on oma laenuhaldurid, kes siis nendega tegelevad ja tegelevad siis klientide laenutaotlustega. Ma usun, et see müügimeeskond on tänaseks juba päris tugev, meil on plaanis sellel aastal veel 1-2 inimese võrra seda tiimi suurendada, aga ta on saavutanud mingisuguse optimaalse suuruse, et sellega on võimalik siis sellises mahus laenuportfelli kasvu teha ka sellel aastal ja ilmselt ka järgmisel aastal, aga eks siis hakkab juba tulema need laenulepingute lõppemisi ja tagastamisi ka, nii et siis peab vaatama, milline on see järgmine samm, kuidas mahtusid kasvatada. Pakkumisi, mis me oleme juba välja saatnud klientidele, on ka üle 100 miljoni naela, nii et võib öelda, et see on kinnitus sellest, et esimene, teine kvartal tulevad ka päris tugevad kuud laenude kasvus ja see siis kõik kajastub intressitulus samamoodi. Kui vaadata hoiuseid, siis suurim osa hoiustest on võetud hoiuse platvormide kaudu, aga tänaseks 12-13% hoiuseid on tulnud ka otse juba jaeklientidelt. Tulude poolt vaadates siis tegelikult on meil 2 suuremat äri, üks on siis laenutegevus, millega me teenime intressitulu ja teiselt poolt on meil finantsvahendajate ärisuund, mis on algusest peale olnud UK-s olemas, tänaseks juba tegelikult 10 aastat oleme seda äri teinud. Samas võib öelda, et see maht väga palju ei kasva. Eelmisel aastal maksete mahtu me suutsime kasvatada 17%, meil tuli juurde mõni suurem kliente ja see fookus ongi läinud peamiselt suuremate klientide teenindamisele. Eelmisel aastal lõpetasime ka päris mitmete väikeste klientide teenindamise, kuna see lihtsalt ei olnud väga efektiivne tegevus. Samas maksete mahu kasv ei ole liiga palju suurendanud teenustasu tulusid, veidikene on see suurenenud, aga siit parempoolselt alumiselt graafikult on näha ka, et see on siis peamine tulu, mille me oleme saanud euromaksete teenindamise eest LHV pangalt ja aasta jooksul see vähenes aga sellel põhjusel, et hoiused, mida siis need kliendid hoiavad meie juures, kasvasid suhteliselt vähe, samas intressitasemed turul tulid allapoole ja selle võrra siis me teenisime ka vähem nendelt hoiustelt. Kõik need hoiused on hoitud keskpangas, nii et nii nagu keskpanga intressimäär liigub, nii liigub ka siis meie tulu nendelt klientidelt. Kuludega olime enam-vähem plaanis, välja arvatud siis see, et meil ei olnud plaanis 2 turunduskampaaniat teha, ühe me tegime teises kvartalis ja teise 4. kvartalis, nii et siin on natuke näha ka nende kulude komponenti siis kogu kuludes, turunduskulude all. Kokkuvõttes finantsplaanist olime ees aasta kokkuvõttes ja seda siis peamiselt tänu sellele, et laenumahud olid suuremad, intressitulu oli suurem, natukene olid suuremad ka kulud, nagu ma mainisin, aga seda siis valdavalt nende täiendavate turunduskampaaniate arvelt. Nii et kokkuvõttes selline 700 000 eurot finantsplaani me suutsime ka edestada. Samas hea meel on näha, et need ärimahud, mis me planeerisime, eelkõige laenude näol, aga siis sellest tulenevalt ka hoiuste näol olid samamoodi oluliselt suuremad kui
me aasta tagasi planeerisime, nii et see on olnud eelmise aasta võti selle kasvu saavutamiseks nii ärimahtudes kui ka tuludes siis. Nii et kokkuvõttes ühe panga teise täisaasta kohta täiesti head tulemused. Nii, siit läheb siis edasi nüüd Mihklile. Aitäh, Kadri ja Erki. Põgusalt võtan siis kokku ka varahalduse tulemused. Kokkuvõttes oli väga tugev aasta meie pensionifondidele. Nii teine kui ka kolmanda samba fondid olid meil Eesti turu parima tootlusega. Väga tänulik kogu meeskonnale selle töö eest. Olen ise õnnelik LHV pensionifondide klient loomulikult. Aastat ilmestas teiselt poolt see, et otsustati ja suleti välimüük, nii et edaspidi juba kestvalt, et kogu meie müügitegevus on viidud digikanalitele ja telemarketingile, sest et me ise usume, et selline ostukeskustes inimeste konsulteerimisaeg on äkki läbi saamas ja ma arvan, et kõige rohkem tegelikult peakski pensionifondi müüma nende tulemused ja selles osas LHV varahaldus ongi teinud kõige paremat tööd. Kokkuvõttes fondide maht kasvas 7% teise samba fondides ja kolmanda samba fondid lausa 29%. Ja tänu sellele, et teeniti ka tublit edukustasu, siis puhaskasum oli varahaldusel napilt üle 4 miljoni euro, mis on siis väga korralik kasv võrreldes 2024-ga. Ja kokkuvõttes omakapitali tootlus nagu varahalduse lõikes oli 19,4%. Ja siis veel näeme siin nii fondide mahtu kui ka klientide arvu, et nagu ma juba varem mainisin, et fondide maht on kenasti kasvanud. Klientide arv on küll natukene jätkuvalt kahanenud, aga näeme stabiliseerumise märki ja ka väga oluline fookus sellel aastal ja siit edasi saabki olema tegelikult müügitegevuse peal ja just sellel, et meie head tööd paremini ka välja näidata. Ja nagu ka all näha, et siis selgelt meie fondid on teisi kohalikke konkurente siis oma tulemusega löönud. Jah, tegelikult kasumit juba mainisin, aga siit veel eraldi saabki välja tuua, et just see neljanda kvartali kasum oli see, mis kõige suurema positiivse panuse kogu aastale tegi. Ja nagu ka varem mainisin, et siis müügi efektiivsuse kasvatamine on suures fookuses sellel aastal. Ja siis paari sõnaga meie kindlustusest. Kokkuvõttes oli tugev aasta, hoolimata sellest, et turg ise oli võrdlemisi nõrk, aga puhaskasumi kasv üle 2 korra, 2,5 miljoni euroni, kulusuhe 26,8% ja klientide arv on lausa 36% meil aastaga tõusnud, mis näitab veel kord, et ka meie kindlustuse äri on jõudmas Eestis laiematesse massidesse ja nad teevad väga tublit tööd. Ja omakapitali tootlus kindlustusel 35,2%, mis on loomulikult väga hea tulemus. Turuolukorda juba põgusalt mainisin, et natuke seda ka ilmestada, siis eelkõige see on seotud sõiduki kindlustuse hindade langusega, see sõidukite turg ongi laiemalt keeruline olnud ja see on kestnud. Et oleme loomulikult teinud omalt poolt müügikampaaniaid, et enda osakaalu kasvatada, aga oleme seda teinud mõistlikult. Nii et kokkuvõttes on
turu olukord on olnud kehva, aga ma usun, et me oleme võtnud sellest kindlasti maksimumi välja ja loodame kasvada ka edasi. Ja aastaplaan ületati ja detsembri müügitulemus oli samuti tugev. Nii et tänud hea töö eest ka meie kindlustuse tiimile. Ja kokkuvõtteks siis nii nagu ka alustasime, et grupi vaates jäime küll natukene oma plaanidele alla, aga veel kord, et ma arvan, väga LHV-lik on olla ise kõige ambitsioonikam ja sellest lähtuvalt oma plaane teha, nii et sellest hoolimata, kui vaadates kogu turgu, vaadates kogu finantssektorit, nii nagu Kadri ka mainis, ma arvan, et me oleme heas kohas ja heas vormis ja meil on alati ambitsiooni teha asju paremini ja edasi liikuda, mis on kõige olulisem ja mitte vähem tähtsam nii laenuportfelli kui ka hoiuste kasv, mis on mõlemad väga muljet avaldavad ja Kadri ja Erki sõnu kordama rohkem ei hakka. Tegelikult väga hea tulemus, väga hea vundamendi loomine edasiseks ja nagu mainitud, et oleme väga õnnelikud meie pensionifondide saavutuste üle ja kindlustuse kasvu üle ka. Nii et siinkohal lõpetan. Tänan Kadrit, Meelist ja Erkit ja liigume edasi. Nii, meil on tulnud ka mõned küsimused, hakkan siin neid otsast võtma. Esimesena, kui palju LHV Panga 492 000 kliendist aasta lõpu seisuga on olnud aktiivsed viimase 6 või 12 kuu jooksul? Ehk kui palju on selle numbri sees nii-öelda mitteaktiivseid kliente ja miks ei raporteerita aktiivsete klientide arvu kvartaalseid muutusi, kui üks suuri eesmärke on olnud kogutud kliendibaasi aktiveerimine? Ja, aitäh, väga hea küsimus. Miks me neid numbreid välja ei anna, sest üldiselt seal tuleb kohe väga kiiresti tõmmatakse paralleele siis teiste turutegijatega ja need definitsioonid on väga erinevad. Me majasiseselt muidugi absoluutselt mõõdame, meil on endal defineeritud ära, kes on meie jaoks väga aktiivne klient, kes on aktiivne klient ja kes on selline siis seisev klient ja kes on mitteaktiivne klient. Ja me rõhume pigem sellele, et see väga aktiivsete klientide osakaal kasvaks, samamoodi me mõõdame ja monitoorime siis palgalaekumisega klientide kasvu. Et palgalaekumisega klientide arv kasvas sel aastal ka täitsa korralikult, me sihtisime 100 000 piiri, jäime sellest küll mõnevõrra alla, aga selline võib-olla siis öeldagi, et 500 000, millest siis 100 000 on umbes ettevõtted natukene peale, et 375 000 eraisikut, nendest 100 000 siis kannavad meile oma palga, et see võib-olla annab sellise kõige parema indikatsiooni siis sellisest väga tugevalt seotud kliendibaasist. Aga see on hea tähelepanek, mõtleme välja, kuidas seda oleks võimalik teha niimoodi, et sellest päriselt ka kõik üheselt aru saavad ja saame hakata seda jagama, et kasvuprotsente kindlasti on võimalik muutuseid näidata. Me oleme ikkagi positiivses trendis. Miks ei langetate hoiuste intresse? LHV-l on selgelt liiga palju deposiite ja see on kulu. Hoiuste intressid on, siin on mitu poolt, nii-öelda, et me esiteks vaatame neid ettevõtete kaupa eraldi, et ühelt poolt on LHV Bank ja teiselt poolt LHV Pank, et kindlasti hoiuste intressid on funktsioon konkurentsivõimest või konkurentsist, mis on pankade vahel. Nii-öelda hoiuste osas on konkurents päris suur. Et seega, loomulikult me tahaksime saada hoiuseid hästi odavalt sisse, aga kui nii-öelda me tunnetame, et see võiks tuua kaasa ka meie enda klientide liikumise teise panka, siis nii-öelda siis sellist riski me kindlasti ei võta. Aga me oleme täna vägagi selgelt seda meelt, et hoiuse intressid on langevas kurvis. Aastal, mil tehti turu parimad tootlused, kaotus LHV varahaldus lausa 10% oma teise samba aktiivsete klientide kogu arvust ehk 10 000 klienti. See oli kogu turu suurim klientide arvu ja turuosa kaotus, millest nii suur ebaõnnestumine?
Tõenäoliselt sellele vastus on sama, müügitöö tegelikult, et kuidas me ka oma kanalites suudaksime oma pensionifonde paremini pakkuda, see, kuidas me suudame neid pakkumisi paremini struktureerida, paremini välja näidata. Et kui ma ei eksi, Kadri võib mind parandada, et siis ka tegelikult turu osa on eelkõige võtnud need osapooled, kes veel aktiivsemad kliente, ütleme siis, füüsilistes kanalites kuskil keskustes kõnetavad, et eks me üritame oma müügipakkumist ja müügitööd ja kanalite vahelist tööd palju paremaks muuta, et see on ka, ma arvan, põhisõnum. Ma ei tea, Kadri, soovid sa midagi lisada? Ma arvan, et sa tõid olulised asjad välja, et pensionimüük väga tugevalt on seda ikkagi turul mõjutanud aktiivmüük kaubanduskeskustes. Tulime sealt välja sellepärast, et me ise ei usu, et see on õige viis ja me peame enda nüüd digitaalsed kanalid paremini käima saama ja keskenduma tootlusele, ja teeme siin tugevat tööd ka selles, et kliente siis kommunikatsioonis rohkem nendeni need olulised informatsioon viia ja rääkidagi keerulistest asjadest lihtsalt, et ma arvan, et see võtab aega mõnevõrra veel, aga meil on trend on jällegi positiivses suunas. Kui palju LHV teenitud 2,1 miljonilisest pensionifondi edukustasust jääb LHV aktsionäridele ja kui suur osa läheb optsioonide näol fondihalduri töötajatele? Ma ei oska sellele küsimusele küll hetkel vastata, et see on juba vastavate komiteede otsus. Millal või milliste tingimuste saavutamisel kaalub LHV aktsiate topeltnoteerimist Londoni börsil? Ka praeguse kapitalisatsiooniga mahuks LHV ilusti FTSE 250 indeksi keskele. Aitäh, see on väga, ütleks, inspireeriv küsimus, et me võime, ma arvan, päris pikalt rääkida sellest jälle, et kus me Baltikumi kapitalituruga üldiselt oleme, et ma arvan, see veel kord, olles varasemalt ka päris mitme topeltnoteerimisega olnud seotud, et see võiks olla hea eesmärk olukorras, kus me näeme, et see topeltnoteerimine ka päriselt töötab, et meil on sellist institutsionaalset huvi seda ka läbi viia ja kui me seda teeme, et luuakse ka reaalne likviidsus, et ütleme, taustal tundub, et kapitaliturud ja aktsiaturud ka Euroopas on kergeid paranemise märke näidanud, aga ideena on see kindlasti hea mõte. Ma arvan, et me taustal oleme ju kogu aeg mõelnud, et kuidas oma investorite jaoks olla atraktiivsemad ja ka uute investorite jaoks teeme selle nimel tööd, aga täna meil küll ühtegi nagu plaani töös ei ole, aga taustal loomulikult peame mõtlema, et mis on see pikaajaline vaade. Aga teistpidi oluline on ka see, et tegelikult Baltikumi ja kohalik kapitaliturg areneks ja loodame näha ka siin ju tegelikult institutsionaalsete investorite lisandumist üle aja, et peame mõlema plaaniga tööd tegema ja mõlemad pidi olema atraktiivsed. Kas LHV võiks tõsta oma aktsia nominaalhinda 10 sendilt 1 eurole? LHV on hea pank ja ei peaks enam olema sendi aktsia. LHV oma kapitali on piisavalt eelmist aastat jaotamata kasumilt ja ülekursse. 10 korda suurem aktsiakapital võrreldes tänasega näeks parem välja ka oma kapitali struktuuris. Võtan selle Meelisele. See küsimus nii-öelda, et kas teha reverse split, siis nii-öelda, et mõned aastad tagasi me just tegime teistpidi, et tõime 10 korda väiksemaks ja see sellel hetkel mõtteloogika oli ka väga selgelt suunatud meie kohalikule Eesti investorbaasile, et Eesti investorbaasil oleks võimalik väikestel investoritel ka kergemini ka LHV aktsiaid osta, et saaks ka väikeste summadega teha ka igakuised sissemaksid. Et täna meil ei ole plaani teistpidi liikuda. Kas täna on näha tarkvara poolelt in-house toomise võimalusi ja mis valdkonnas? Kas te saate jagada enda vaadet arenduse efektiivsuse kasvu võimalustele? Suure tõenäosusega ma proovin sellele vastata, et võib-olla kui seda saaks täpsustada, et meil ongi in-house, meil on kogu tootearendus on meil majas sees,
Jah, me muidugi kasutame ka enda teenustes mingeid väliseid nagu platvorme, aga me ikkagi kõik olulisemad teemad, vähemalt Eestis. Võib-olla see küsimus ongi nüüd natukene suunatud sellele, et meil on ju 2 panka, 2 pangal on täiesti eraldi seisev infrastruktuur ja tuumsüsteemid, et Eestis me teemegi kõike siin ja me mõõdame küll efektiivsust, mis me suudame siis arendusest välja võtta, et võib-olla liiga vara seda kuidagi siin tuua, aga mida me see aasta oleme küll mõelnud, et me tahame rohkem rääkida tootest, me tahame rohkem rääkida sellest, kuidas me midagi teeme ja me saame ka välja mõelda selleks hetkeks siis selle, et kuidas väljendada siis meie efektiivsuskasvu just toodete arendamisel. Miks ei ostetud aktsiaid agressiivsemalt tagasi, kui turuhind oli eelmise aasta suvel madalaimal tasemel? Siin on tegelikult teema suuresti lihtne, et meie tagasiostuprogramm on piiratud meie enda optsiooniprogrammiga täna ja need mahud on sisuliselt ette kirjutatud, et kui palju me tagasi osta saame, pluss reeglites ka Nasdaqi poolsetest reeglitest on väga selgelt ka ette kirjutatud, millise hinnaga me midagi osta saame. Et seega meil ei olnud väga palju võimalusi kiirendatult osta ja tegelikult ei olnud ka soovi, sest me tahtsime jagada kogu tagasiostu üle aastaajase perioodi. Kas te näete, kuhu 10 000 pensionikliente liikusid? Ainuke aktiivset müüki pakkuv on Luminor. Kas pole mõeldav panustama hakata sarnaselt nagu Tuleva, rohkem varamahtu ja aina soodsamasse teenustasusse? Ma arvan, et meie plaan on aktiivse juhtimisega eristuda, küll aga kui ma mõtlen selle peale, et meie see fondi pakkumise valik, et meil on lisaks pensionifondidele loodud eurovõlakirja fond, et ma usun, et kindlasti nagu meeskond otsib uusi võimalusi, uusi nišse, kuidas kasvada. Et kindlasti mõtted liiguvad erinevates suundades, et kuidas meie tootepakkumist täiendada. Miks hoitakse nii suuri kapitalipuhvreid? LHV-le seatud kapitalinõuded on niigi väga kõrged. Sellele lisaks hoiate ise veel väga suuri puhvreid. See vähendab kasumit. Jah, see vähendab kasumlikkust, aga täna on see panganduse tavapärane tõde, et regulaatorite vaates on puhvrid olulised, ettevõtte vaates tahaks neid puhvrid alati vähendada, ja siis kuskil on kompromiss, mida sa saad teha, mida sa ei saa teha ja puhvrite vähendamine alati eeldab regulaatoritega koostööd ja nendepoolseid siis nõusolekuid ja lube. Et kui meil enda tegevusega need load kätte saame mingisugusel hetkel, siis on meil võimalik ka neid puhvreid vähendada, aga sellest räägime sellisel juhul läbi börsiteadete ja peale seda, kui meil on vastavad kokkulepped load olemas. Nii, järgmine küsimus, Erki, on suunatud sulle. Kas te saaksite rääkida natuke lähemalt 2 aasta lõpu UK ajakliendi turunduskampaaniast? Mis esimene kord valesti läks ja mis teine kord sõnumist teistmoodi oli? Kuidas turundustegevuse fookus jaotatud on ja ärikliendi vahel? Ma alustan võib-olla lõpust, et ärikliendiga väga palju turundust pole vaja teha, kuna enamus müüki käib läbi laenumaklerite, siis tuleb pigem töötada nendega, et see on business to business ja kui me räägime jaekliendist, siis alguses võib-olla läks valesti see, et me püüdsime kohe hakata LHV brändiga tööle ja kujundama siis sellist brändi, mis oleks pigem klientide jaoks seonduv säästmise ja raha kogumisega, aga me saime aru, et esiteks see nõuab väga palju raha, et brändi korralikult üles töötada ja teiseks see sõnum jäi natukene liiga kaugeks klientidele, et teise kampaania ajal me läksime puhtalt müüma siis toodet, oma arvelduskontot, neid teenuseid, mis meil on, pluss siis tähtajalisi hoiuseid, et väga selline tootekeskne kampaania oli ja see tootekeskne kampaania tundub töötavad Inglismaal lihtsalt paremini. Kus te näete
enda optimaalset laenu ja deposiitide suhtarvu? See suhtarv täna ongi enam-vähem selles paigas, kus me teda hoida tahaksime. Et me ei taha oluliselt tõsta ega oluliselt ka langetada. Võib-olla siin tuleb arvesse võtta ka, et nii-öelda finantsvahendite hoiuseid me ei kasuta laenuportfelli finantseerimisallikana. Et kui puhtalt statistiliselt või matemaatiliselt numbreid arvutada, siis nii-öelda nad võivad sinna valemisse sisse jääda, et aga enda sisemiselt me alati eristame need. Aitäh, aga hetkel ma vaatan, et rohkem küsimusi ei ole tulnud. Tundub, et siis me saame tänase investorkõne, üks küsimus veel tuli. Milline on parim ennustus LHV Banki net interest margini osas? See peaks tulema siis 2 päeva pärast neljapäeval, kui me räägime selle aasta plaanidest ja 5 aasta prognoosidest. Selge, aga väga hea. Siis nagu mainitud, ülehomme neljapäeval on toimumas siis LHV Grupi 2026 finantsplaani ja 5 aasta finantsprognoosi avalikustamine, kus me siis saame rääkida, mis meid käesoleva aasta ees ootab ja mis meie vaade järgmisel 5 aastal on. Aga aitäh kõikidele osalejatele ja kõik materjalid jõuavad tänase jooksul veel siis meie investorveebi ja antud investorikõne on leitav veel ka meie YouTube'i kanalist. Aitäh! Aitäh kõigile! Aitäh!